Tere päevast! Kena suvi ei ole veel alanud. Ootame ilusaid ilmasid, tõenäoliselt kõik pikisilmi. Tore on tervitada kõiki inimesi, kes veel ei ole puhkusele läinud. Tõenäoliselt paljud teist on seda kohe varsti tegemas või on siis juba natukene puhatud juunikuus. Igatahes, et arukad süsteemides endiselt töisel lainel. Ja täna on mul hea meel tervitada teid taas kord AEC Collectioni juurde. Eelkõige neid inimesi, kes võib-olla veel ei ole AEC Collectionit kasutamas, aga on selle peale mõelnud. Teisalt ka kõiki neid, kes on AEC Collectioni kasutajad, aga võib-olla kasutavad seda väga spetsiifiliste tegevuste jaoks ja täna võib siit saada mingeid ideid, kuidas veel rakendada seda mitmekülgset kogumikku. Pealkiri ongi MEP töövood AEC Collectionis. Siis, nagu pealkiri vihjab, keskendume täna sellele, mida saab teha tehnosüsteemide planeerimisel ja kavandamisel. MEP siis ingliskeelne akronüüm, nagu kõik need Autodeski tarkvarad täis on, need akronüüme. Pealkirjas jagub neid kohe 2 tükki. Aga jah, eri osade töövood siis AEC Collectionis. Nii, asume asja kallale. Nagu ikka, igaks juhuks arukad süsteemid. Oleme juba ligi 17 aastat Autodeski partner. Vahendame kõiki nende tarkvarasid, koolitame peaaegu kõikides sektorites, mida Autodesk siis kasutajatele võimaldab. Tugevamad oleme ehituses, arhitektuuris, tööstuses ja tootmises. Meedia ja mängude osa on pigem niši teema, aga on täiesti olemas. Nii, ma valisin siia algusesse ühe fraasi, mis iseloomustab seda kavatsust, tänase webinari ühte kavatsustest. Et noh, inimesed on harjunud mingeid tegevusi tegema täpselt nii, nagu nad kogu aeg on teinud, juhtumisi, ma ei tea, alustanud mingil hetkel oma elus ja niimoodi siis kantakse päevast päeva tööd või tegemisi edasi. Et inimene armastab rohkem tuttavat kannatust kui tundmatut võimalust. Olen täiesti nõus, ise käitun tihtilugu täpselt samamoodi ja võib-olla isegi mida vanemaks saan, seda rohkem olen nõus kulutama oma aega ja ressursse sellele, et asjad oleks mugavasti, nii nagu ma tean, nii nagu ma tunnen, et pigem nagu ei piilu kuhugi nurga taha või silmapiiri taha, et ei tea, mis seal siis ka tulemas on. Ja tänast teemat käsitledes siis, kui tehnosüsteeme planeeritakse mingit teatud moodi, teatud viisi, mingil põhjusel, olgu siis näiteks selleks just see põhiline, et ma olen alati niimoodi teinud ja naabrimees teeb ka ja ülemus ütles ka, et teeme meie ettevõttes ikkagi niimoodi, et siis see muster jääbki väga lihtsalt sisse ja ma ei ütle, et see on paha, lihtsalt kutsun mingis mõttes üles ikkagi alati kahtlema selles, et kas nii on just kõige parem. Ma jõuan kohe selle jutuga tagasi selle teema juurde, aga ma kõigepealt natukene räägin sellest, mida see AEC Collection endast kujutab. Kollektsioonis on sees 18 tarkvara. Ta on mõeldud arhitektidele, disaineritele, linnaplaneerijatele, inseneridele, töövõtjatele, spetsialistidele, omanikele ka, tellijatele siis, eks ole. Et see on nagu kõik ühes lahendus planeerimiseks, projekteerimiseks, kuni ehitamise staadiumini välja. Et ei pea piirduma ainult tänase teemaga, see tõesti on väga universaalne kollektsioon.
tänapäeval siis see tempo, kõikide protsesside tempo sees kulub selline abimees kindlasti ära ja paljudel ongi see juba olemas. Nagu ma ütlesin, et kasutatakse väga kitsalt või siis just laialt. Mina kutsun üles seda võimalikult laialt kasutama alati. Ja just see töövoog on see võtmesõna selles mõttes, et ei pea piirduma ühe tarkvaraga, vaid saabki kanda tegevusi üle ühest tarkvarast teise, kolmandasse, neljandasse, viiendasse, et muuta kõik võimalt automatiseerituks. Ma tean, see kõlab natuke vastuoluliselt, et kuidas ma kasutan mitut tarkvara, aga tõenäoliselt varsti saate mingi väikest aimu, isegi ütleme mingis mõttes kitsa teemaga, nagu kitsas temaatika selles mõttes, et MEP on üks osa hoonest, aga hoone koosneb ju väga mitmetest osadest. Ja see kollektsioon on väga hästi hinnastatud, see on ka üks oluline teema, mille juurde ma lõpupoole natukene veel pöördun tagasi. Ja aitab selline kogum siis suurendada tootlikkust, vähendada vigu, säästa aega ja raha, mida ma siis veel ei tahaks, eks ole. Ja mida rohkem aeg läheb edasi, seda rohkem tuleb teemaks ka energia säästmine. Et planeerimine on pool võitu nii-öelda, mida aeg edasi, seda rohkem, sest kõik asjad lähevad nii palju kallimaks, et kuskilt ei raatsi eksida millegagi. Nii. Ja see kollektsioon siis on kogu aeg saadaval 1-aastasena, 3-aastasena ja ta on tõesti mitmekülgne, tuntuimad asjad ja vajalikumad asjad ma loen nüüd kohe lähemalt siin ette ka. Nii, eriosade inseneridele võib-olla üks tuttavamaid tarkvarasid on siis AutoCAD-i täisversioon. Välja on ta kasvanud 2D tarkvarast, tegemist on 3D tarkvaraga ja eraldi on ta ka muidugi saadaval. Et ei ole ainult siin selles kollektsioonis. Siin on spetsiifilisi tarkvarasid, nagu näiteks raster design, architecture võiks isegi öelda, et on spetsiifiline. Plant 3D kindlasti väga selline niši teema, et kui näiteks Ida-Virumaal olete, siis Plant 3D, miks mitte, aga ma teen siin võib-olla liiga, kes tahab ikkagi siin juba sisemaale ka nii-öelda tehaseid, meid ju ka jagub, eks ole. Aga jah, et meid puudutab võib-olla täna siin kõige rohkem Electrical ja millegipärast on MEP on nagu eraldi, torustikküte, vent. Aga jah, et Electrical on väga hinnatud elektri siis projekteerijate hulgas. Seda küsitakse isegi nagu eraldi, eraldi saadaval ei ole, et ongi kas siis siin toolsetsis, mis on eraldi võimalik osta või on selles kollektsioonis sees. Nii. Ja AutoCAD-ist rääkides, jah, ta on olnud, ta on praegu ja ta jääb ka edaspidi. Ja ma ütleksin niimoodi, et ta on justkui nagu tõesti see kultuuriline norm. Kõik teavad teda, palju on kasutuses. Ta on selline tunnustatud etalon. Et kui mis tegeleb ehitussektoris, tuleb uus inimene, siis TVG faili, peab oskama, peab teadma või kui ei tea, siis kuidagi see kõrvalt mingi insener ikka talle selle uuele mehele pähe lükkab ja selgeks teeb, et ei pea võib-olla teinekord isegi, vähemalt siuke tunne on, et ei pea ju isegi nagu koolitama või midagi siin õppima, et küll see tuleb iseenesest, eks ole. Ja võib-olla ongi tulnud väga paljudele, aga mina ei ole küsimustikku siin laiali saatnud, kuidas te ikkagi siis AutoCAD-i olete selgeks saanud, eks ole. Et ta tõesti on väga mitmekesine, nagu just näha oli ka, et seesama toolset, see sisaldab nii paljusid erinevaid tarkvarasid. Ja mis see salata, eks ju. Juba üle 40 aasta on kasutuses olnud, et tõesti võib olla, või ongi see tööstuse kultuuriline norm. Ja ta on algusest peale ikkagi võimaldanud seda, mis võib-olla tollel hetkel tundus
jälle ülemineku mõttes võõras, et kuidas ma viskan joonlaua ja pliiatsi pigem nagu nurka, et tuleb mingi arvuti, ma ei usalda, eks ole, nagu praegu me oleme võib-olla ülemaailmselt natukene mingi uue asja läbel, et see tehisaru, et kes kui palju usaldab. Et kui näiteks ikkagi insener on vastutav ja laseb midagi tehisarul teha, noh jah, pärast ei saa öelda, et mina ei teinud. Ikka insener vastutab, eks ole. Ja AutoCAD-i kasutajaskond vist, noh, ta jääb samaks vähemalt, kui mitte ikkagi ei jää kasvama. Ja ta ei kao kuskile eri osade planeerimisest, tal on väga palju plugineid. Üks tuntumaid kindlasti ja laialdast kasutust leidev meil on MagicCAD. Sellest ka kohe natukene siin lähemalt räägime. Ja ta on universaalsuses ja kohanemisvõime poolest tundub nagu selline heas mõttes umbrohi. Et teda ikkagi kõik kuidagi saavad kasutada kas 2D-na, 3D-na ja siin MEP-i sektoris just eriti, eks ole, et ta kuidagi varem tuli, nüüd naljakalt võib öelda, et tuli mingite revolutsiooniliste lahendustega ja nüüd on juba uued tarkvarad peale tulnud, uued põhimõtted, eks ole. AutoCAD ikka on siin alles oma täpsuse ja siis selle detailsusega. Ja paljud siiamaani hindavad ka sellepärast, et ta on ikkagi veidi soodsam kui näiteks mõned mudeltarkvarad. Ja see formaat tõesti on kõigil tuttav, et igal pool on võimalik seda kasutada. Et ei ole nii, et lendad kuskile büroosse või tellija juurde kohale ja siis öeldakse, et aga mis see on, ma ei tea, ma ei saa aru. Et paljudel ongi näiteks AutoCAD tarkvara ainult sellepärast, et mingeid faile vaadata, kuigi ka selleks on juba uusi võimalusi. Ja meie õnneks või siis me oleme tänulikud selle eest, et ülikoolid seda edasi õpetavad ja me ise ka ju koolitame hästi palju. Populaarsusest ongi vist AutoCAD-i koolitused meil siiamaani esimesed ja me teeme seda väga hea meelega. Just oli ka meil AutoCAD-i kasutajapäev, raamat tuli just välja, mille siis koostas meie hea kolleeg Eeva, et kes pole veel soetanud, soovitan soojalt. Et ühesõnaga jah, AutoCAD on ja jääb, ma tean. Ja see MagicCAD, mida ma just mainisin, ma saan aru niimoodi küll, et inimestele on ta sisse harjunud, et on võimalik MagicCAD-i paaritada nii Revitiga kui ka siis AutoCAD-i täisversiooniga. Ja AutoCAD pluss MagicCAD võib-olla on juba kas või sellepärast natukene populaarsemad, et nad on koos võttes veidi soodsamad, just litsentsitasu. Aga kui nüüd minna AEC Collection juurde ja võrrelda selle võimalusi, siis teise variandiga, et sellega, mis on võib-olla rohkem sisse harjunud, siis mina ütleksin nii, et AEC Collection võimaldab ikkagi seda, mis on tuleviku suund. Tuleviku suund nimelt selles mõttes, et BIM on meil justkui nagu, et jah, me ju teame, me tunneme, aga et läheb vaja, ei lähe vaja, et kuidagi nagu nii ja naa, et AutoCAD ja MagicCAD-i puhul pigem jääb see niimoodi, et failid tehakse valmis ja ikkagi nende jagamine või siis nende avaldamine käib vana, hea, tuntud teed mööda, et nad pannakse, laetakse kuskile Drive ülesse, siis saadetakse võib-olla e-mailidega, kui nad liiga suured ei ole. Ja kui need uuendatakse, siis kes teab, mis versiooni või faili keegi osapooltest nägi ja mida siis keegi mõtleb sellest, see jääb siis selle inimese enda pähe, nii kaua, kuni ta selle kuidagi siis kaaskirjana kaasa paneb ja kes siis näeb, kes ei näe, eks ole. Ehk et minu jaoks see BIM on küll selles mõttes kuidagi ajasäästja isegi, kõikide muude omaduste mõttes on ta ka ikkagi väga, väga vajalik, aga et kui kõik on just nagu
ühes kohas koos ja et ta on just kolmedimensiooniline vähemalt, siis see on oluliselt ülevaatlikum, läbipaistvam, ma ütleks niimoodi. Ja sellepärast ma juba kasvõi sellepärast vaataks selle suunas, et äkki ikkagi saab selles AEC Collectionis kõik asjad aetud. Et ma tean, on takistusi ka loomulikult, et noh, kui on keegi väga-väga hästi sisse töötanud oma AutoCAD ja MagicCAD kombinatsiooni, siis AEC Collectionisse minnes peab kuidagi võib-olla natukene seal hakkama timmima ja jälle midagi uuesti tegema. Aga et selle taustal jälle võib avaneda mingeid uusi võimalusi, mis on nagu hoopis nagu siis tõhusamad. Ja jah, et see failide saatmine versus ühel platvormil toimetamine vähendab ka infomüra ja minu arust nagu kiirendab seda ülevaatlikkust, et mis on päriselt siis hetkel toimumas, mis on hetkel kehtiv, võib-olla isegi miks see on kehtiv, kellele see on kehtiv ja mis sellest edasi saab ja et see kõik jääb nagu alles. Sest et kui emailide saatmist ja seda pidada, ütleme siis kindlaks protsessiks, et need failid saadetakse ja siis sellest tekib selline lõim, nagu eesti keeles vist öeldakse. Et ühel hetkel see lõim nagu võib-olla on alles, siis ta jällegi ei ole, võib-olla ta on liiga pikaks nagu veninud, et siis kas sa leiad üles või su närvid enne ütlevad üles, eks ole. Et selles mõttes platvormi teema, et kohe nii-öelda logidagi täpselt õigesse punkti ennast sisse, kui niimoodi öelda, eks ole, siis see tundub mulle ikka oluliselt kuidagi ägedam ja stressivabam, eks ole. Ja kui nüüd tõesti selle hinna teema juurde ka minna, siis AEC Collectioni hind, jah, kogumikuna ta on tõesti üks suurim, kõrgema hinnalipikuga tooteid üldse, aga nagu ma ütlesin, selle sees on 18 tarkvara, millest kindlasti saab kasutada väga paljusid, aga mitte jah kõiki, sellepärast et näiteks seal on ka võimalik simuleerida liiklust või siis teha Civil 3D-ga infraprojekte, mis ei pruugi üldse puutuda MEP-i teemadesse, aga võivad puutuda näiteks kanalisatsiooni torustiku projekteerimisel või pikkade liinide, elektriliinide tegemisel. Et selles mõttes jah, see hind on nagu natukene seal kõrgemal, aga minu teada ikkagi, kui võtta AutoCAD pluss MagicCAD, siis seal tulevad ikkagi kulud veel kõrgemad. Nii et tasub neid uurida, kui siit võib tekkida huvi. Nii, ja muidugi siis AEC Collectioni trump on see Revit. Revit on siis kolmedimensiooniline tarkvara ja mudeldamise tarkvara ja see on loodud ikkagi BIM-platvormide jaoks. See on kesksel kohal, ta on võimas ja valdkonna juhtiv BIM-tarkvaralahendus, peamiselt mõeldud arhitektidele, inseneridele, muudele ehitusprofessionaalidele, hoonete projekteerijatele, eriosade projekteerijatele. Tuntud ja hinnatud on kasutajate seas mitmekülgsuse pärast. Muudab siis kogu projekteerimise, ehitamise hästi sujuvaks. Selline peamine universaalne tarkvara, mis on Autodeski arsenalis. Ja tal on, nagu paljudel teistel laialdast kasutust leidvatel tarkvaradel, on palju arendusi, palju pluginaid, suur kasutajaskond globaalses mõttes. Ja ei ole ka enam noor tarkvara, kuigi võib öelda, et uus teema, et alustati juba 97 selle arendamisega, nii et RVT faili formaat varsti on võib-olla sama kuulus kui DVG, eks ole. Et Autodeski valikus juba 23 aastat ja tõesti, et selles elatakse siis kolmedimensioonilist elu, mille üks suuri võlusid, näiteks ma lihtsalt mõtlen tagasi kunagi oma esimesel kokkupuutel Revitiga, et tõesti, kui
kui mingi projekti juures küsiti lõiget ja projekteerija ütles, kus sa tahad seda lõiget, siis ma ütlesin, oi, no kus sul on, ta ütles, mul on ükstapuha, tee kus tahad, või noh, et ma lõikan sulle, kust vaja on. Ja mina sellest kuidagi nagu aru ei saanud, sest 2D maailmas on vaja iga lõige ju kogu aeg nagu otsast peale toota. Et samamoodi on kõikide nende eriosadega, et kust vaja on, sealt vaatame. Ja Reviti üks suur eesmärk on selle info killustatuse vähendamine. Et mudelit, no muidugi see mudeli jagamine on nüüd võimalik väga erineva, või noh, ütleme siis erineva tasemega platvormidel või moodulite kaudu natukene erinev, sest et AEC Collection üks on nendest võimalustest, kus on natukene seda jagamist võimalik professionaalsel tasemel teha. Poole sõnaga pärast mainin, kuidas seda võib-olla saab veel tõhusamalt teha. Praegu see on ka Eestis hoogu kogumas. Ja jah, et Revit sobib praegu, nagu mainisin, arhitektid, sisearhitektid, konstruktorid, tehnosüsteemide insenerid, tööstusprojekteerid, nagu slaidilgi näha. Aga nüüd uue asjana on Eestis hakatud teda kasutama ka infras, kuna temaga on võimalik katta kuni 33 kilomeetri pikkuseid maa-alasid. Ja noh, õnneks meie Eesti on nii väike, et siin mahutab selle ala sisse juba päris palju. Nii, ja Reviti jaguneb ka nagu sarnaselt AutoCAD Toolsets jaguneb ikkagi mitmeks osaks. Ja need on laias laastus, siis mis keskenduvad hoonele endale, nagu näiteks Revit Structural. Ja siis meie teema tänane Revit MEP, mis veel omaette on jagunenud siis 3 suureks osaks. Kütteventilatsioon on justkui koos. Sealt edasi elektrisüsteemid, milles, nagu näete ka slaidilt, alustades valgustusest, pistikuvesadest, kilpidest, kaabliteedest, see kõik läheb edasi. Ja viimasena siis torustikusüsteemid, vesi, kanalisatsioon. Reviti puhul ma kindlasti mainiksin seda ära, et mis võib-olla ei ole võib-olla nii tuntud, kui võiks olla. Et ta võiks olla veel rohkem tuntud ja me alati näeme selle puhul vaeva, et me ise tegeleme sellega. Me oleme loonud digitaalseid pakette, Revit Est paketid. Et see on siis selle jaoks, et tööd lihtsustada, automatiseerida ja just selle MEP-i jaoks on olemas ka eraldi pakett. Ja see ongi selleks, et lihtsalt inseneriks maha istuda ja osa tööst on nii automatiseeritud, et läheb ilusti kokku kohe järgmise osaga, mis ette võetakse, et nii-öelda detailid tunnevad üksteist juba ära, et kus millega kinnitub ja nii edasi. Et jah, et ta ei ole lihtsalt 3D joonistamise tööriist, et on intelligentne andmemudel, et ühendab kogu projekti tehnilise poole pealt üheks tervikuks. Ja paari sõnaga siis veel, jah, et et siin on nendel Reviti osadel on olemas family'd ja neid saab arendada. Familyd on siis nagu kogumikud, eks ole. Ja kui te olete eri osade projekteerija, siis te saate alustada oma family koostamisega ja siis seda aja jooksul kogu aeg täiendada ja loomulikult jah, soovitan kindlasti võtta siis Revit Est KVJK pakett ka juurde, kui te veel ei ole seda kasutamas. Nii, ja uue võimekus on mitte nii väga uue võimekus, et juba ikkagi on võimalik teha neid simulatsioone, torustike kaldeanalüüse, elektrivõrgu koormus, arvutusi, kõik elemendid, mille mudelisse lisate, saab automaatselt tabelitesse, sealt edasi juba, kui keegi
tõesti vajab, on olemas ka järgmine moodul Autodesk nimega Take-Off, mis võtab teil selle mudeli sekundiga lihtsalt eri osadeks, erinevateks detailideks. Sellega on võimalik siis näiteks kohe eelarvestajale rõõmu teha, ja endale ka, kui seda ikkagi on vaja. Ja Revit MEP, nagu ma ütlesin, et te ei jää sellega töötades eraldatuks. Te olete siin kuskil meeskonnas sees ja te saate oma mudelit jagada. Ja siis jagamine ongi mingis mõttes see võti, et kuidas kõik on üksteisega kursis. Ja kui kõik üksteised nagu üksteist sõltuvad või siis koostöösid pooled, et need siis näevad, et mis päriselt on kõige uuem versioon või et miks peab mingit asja muutma. Et kõik see on Reviti suur pluss. Nüüd, kui te olete alustanud Revitis, eks ole, siis, ja midagi on valmis, siis järgmine asi AEC Collectionis on Navisworks Manage. Leiab ka päris palju kasutust ja rohkelt, eriti seal, kus on suured objektid. Et ta suudab koondada, integreerida 3D mudeleid ja andmeid erinevatest projekteerimis- ja ehitustarkvara rakendustest, sealhulgas AutoCAD, Revit, Civil 3D, kõik muud tööstusharude spetsiifilised tarkvarad. Ja et võimaldab hästi kõikehõlmavalt projekti läbi vaadata, koordineerida, et projekti juhi nagu vaatenurgast on suur supipada, kõik failid saab sinna kokku panna ja siis vastu hakkab sealt nagu peegelduma simulatsioon tulevikust, et kuidas kõik järjekorras hakata ehitama, kokku panema ja kuidas siis see mingil hetkel tekivad võib-olla konfliktid, probleemid, et kuidas neid ennetada. Ja tema, see Navisworks Manage on nagu ehituse ja koordineerimise keskne sõlmpunkt. Et juba varakult meeskonnad saavad avastada, et kus on mingid kitsaskohad ja saab juba ette ära lahendada, mis nagu ma kohe alguses ütlesin, aitaks ära hoida igasuguseid lisakulusid. Endiselt on hästi suur potentsiaal ehitussektoris selles, et peaaegu 30% globaalselt läheb ikkagi veel eelarvest nende vigade likvideerimisele, et mis on juba mingi käkk, mis on kokku keeratud, et see on vaja siis nüüd uuesti ikkagi ümber teha. Et mida parem planeerimine, seda vähem neid siis ette tuleb. Nii, jah, 4D simulatsioon, et kui panete oma selle projekti failid kõik see sisse, Navisworks oskab need siis niimoodi, et kokku sulatada, panna nii-öelda jooksma ja seda Autodesk nimetabki 4D simulatsiooniks. Ja mis nüüd veel on üks huvitav tarkvara selles mõttes kollektsioonis, on Recap Pro ja siin võib tekkida küsimus, et kas see ikkagi on nagu mingi MEP teema või ei ole. Ja mina ütleks, et on, eriti arvestades renoveerimislainet, mis on justkui pooleldi kohustuslik ja mille peab siin Eesti ja võib-olla üldse arenenud riigid peavad ette võtma, eriti need piirkonnad, kus küte on rohkem teema. Me ikkagi talvel ilma soojata ju kõngeks ära siin, et ei ole midagi muud teha, et peab olema sooja. Ja Recap Pro on tarkvararakendus, millega saab füüsilisi keskkondi nagu talletada ja siis modelleerida. Ja just, ütleme, ma olen näinud väga positiivseid märke paljudes avalikes ruumides, et need võetakse ette, parandatakse eriti just ventilatsiooni, sellepärast, et enam ei ole ju üldse vastuvõetav, et ventilatsioon on nii-öelda loomulik. Teeme akna lahti, laseme sooja välja, okei, värsket õhku tuleb sisse ka, aga et jällegi, mida kõrgemale kõik need
energiahinnad lähevad koos muude hindadega, seda absurdsem see on, eks ole. Ja veel sama asi, et väljatõmme mingitest märgadest ruumidest, nagu ma olen ka tihtilugu näinud. Jah, tõmbab tõesti mingi võib-olla halva õhu välja, aga samamoodi jälle selle sooja tõmbab välja ja siis ongi näiteks koolid, lasteaiad, mingid ühiskondlikud hooned, seal on ikkagi väga suured torud lajal. Jah, mõnikord nad ei ole väga ilusad, aga las siis olla. Neil on väga tähtis funktsioon, eks ole. Ja Recaproga olekski võimalik, muidugi ta nõuab siis lisateenust või lisaseadmeid, et te lähete mingile objektile, kus need tööd hakkab toimuma või ütleme, et kus teie poolt siis projekti oodatakse ja te küsite, et aga mis need mõõdud on, siis ma ei teagi, võib-olla öeldakse, et minge mõõtke ise või saate äkki kokkuleppele ja saab Recaproga kõik selle jäädvustada ja siis esimese sellise punktipilve ja mudeli luua, mis siis teie töölauale tuleb ja vot siin on küll nagu vahe sees, et seda mudelipilve või punktipilve ja siis mudelit peale seda ikkagi peab töötlema Revitis. Et siin nagu selle AutoCAD-iga juba jääks hätta. Ja kui see on olemas, siis järgmise osana töövoost, et oletame, et te saite selle Recaprost mudeli ja siis töötlesite Revitis, et see jagamise esimene tase on docs ja see on collection'is olemas. Ma loodan, et paljud kasutavad seda niigi, sellepärast, et see on ikka üsna spetsiifiline heade funktsioonidega pilv, andmete haldamise pilv just ehitussektorisse ja projekteerimissektorisse, sest et siin on ikkagi juba olemas võimalused, et te laete siia kuni 60 erinevat formaati faile üles, teil on võimalik vaadata neid 2D-s, 3D-s ja on võimalik ka vaadata mingeid versioone. Docs aitab teil ära tunda mingid erinevused, kui on näiteks laetud mingid muudatustega failid ülesse ja on ka esimesed kinnitamised olemas. Ja miks ma ütlesin, et esimene versioon, et see jagamise platvorm ja mooduleid on Autodeskil veel ja nende nimed on näiteks Model Coordination, Design Collaboration, ehitamiseks build ja siis live mudeli ehk siis elusa mudeli jagamiseks, väga põnev asi praegu. Tulevikus paljud meie koostööpartnerid on seda juba kasutamas, ma tean, et ühesõnaga on keskne mudel ja seda siis kõik osapooled saavad muuta ja kommenteerida ja kõik on väga hästi näha. Ja kiirelt siis ma nüüd tookski näite, et kuidas see töövoog siis välja näeb. Siia ma panin praegu kirja, et okei, et kas siis Revitis või AutoCADis luua projekt, kui on näiteks täiesti uus projekt. Kui on olemasolev hoone, siis muidugi jah, mina alustaks Recapiga. Ma tean, see tõstab natukene võib-olla esialgu eelarvet, aga ta annab väga kiiresti väga täpse tulemuse. Et alguses ära skaneerida hoone, teada, mis on ikkagi mis ja kus on päriselt mingi ava ja kus on sein ja kus on sentimeeter sinna-tänna, eriti ilusal nõukogude ajal ehitatud ja siis nende standardite järgi loodud majades, et kus ma ei tea, ma olen kuulnud, et paneelmajade fassaadi mingid kõikumised on 0,5 meetrit sissepoole, väljapoole, ma ei tea, kas see on tõsi. Sellega oleks päris huvitav tööd teha. Aga jah, et mudel valmib siis Revitis või AutoCADis. Sealt edasi Navisworksi, kus, nagu ma ütlesin, on võimalik teha lausa 4D simulatsiooni ja on võimalik kõik, mis see eestikeelne hea ristumise kontroll ära teha, ehk siis clash detection. Seda on võimalik ka teistes pilvemoodulites teha, need samad, mis ma siin enne just mainisin. Ja ma saan aru, et need on eri osade insenerile väga olulised.
et igal ühel võib-olla, kes on osapool mingi hoone või projekti planeerimisel, igal ühel on mingi oma nägemus ja see pannakse kuidagi paika ja siis hakkab selguma, et ahah, ma saan aru, et neid ristumisi võib olla ühel, ma ei tea, eramul isegi ligi 100. Et kui on ikkagi korralikult tehtud kõik projektid, et siis neid niimoodi varakult tuvastada, miks mitte, miks teha endale elu, eks ju, raskeks. Ja sealt edasi Navisworksist on siis hea saata ühisele platvormile ehk siis Doksi. Ja ma usun küll, et Doksi puhul on tõesti see, et see ei ole midagi nagu uut ega võõrast, aga lihtsalt, et kui mina hakkan kasutama ja sina hakkad kasutama ja üle laua inimene hakkab ka kasutama, siis teil on nagu oma sotsiaalne võrgustik nii-öelda, et kus teil on asjad sees, aga kui mina ei kasuta ja sina ei kasuta või sina kahtled, siis üksinda sellega jääda, jah, tegelikult ta töötab väga hästi ka üksinda, aga et ikkagi natukene nagu kurvavõitu või nagu et üksinda liivakastis olles ei ole ju nii tore kui naabri lastega koos nii-öelda. Ja nüüd ma tooksin ka siia veel ühe piltlikuma näite, mis natukene kordab üle seda, mida ma olen just rääkinud. Näide, just seesama ühiskondlik hoone ja kuidas sellele oletame jah, ühiskondlik hoone, see on riik on tellija, riigil raha ju küll, no tegelikult võiks rohkem olla, aga mitte meie arvelt, palun. Ja siis on vaja nüüd mingile hoonele, kus ikkagi kogu aeg käib pidev kasutus, inimesed käivad sisse-välja, noored, vanad, mis iganes see hoone tüüp võiks olla. Ja köetakse, antakse hagu ikka talvel, siis külmad ilmad on nii, et seda nägu ja kuhugi see energia ikkagi kaob ka ja õhk on väga vajalik ja selle kvaliteedi üle siis pidevalt toimub nurisemine. Hea küll, riik kiidab heaks. Nüüd on vaja siis saada sellele projekt. Ja tõesti, esimese asjana skaneerida hoone ära. Tekib punktipill, see läheb Rekapisse ja sealt tekivad meil juba usaldusväärsed andmed, mis lähevad Revitisse. Revitisse saame näiteks majamudeli ja sealt edasi saame sellesse majamudelisse Revit MEP-i ja Revitest KVJK siis paketi abil hakata tekitama sedasama näiteks torustiku ämbliku võrgustikku siin pildi pealt nähtavalt. Ja seal on juba olemas ka kõik, selles samas Revitis on olemas kõik seadmed, need saab sinna lisada. Need saab omavahel ühendada, neid saab juba kergel määral seal testida digitaalselt või siis virtuaalselt nii-öelda analüüsi kontroll, et kas õhuhulgad ja kõik on optimaalne, et võib alati üle võlli panna, aga et miks, kui kulud lähevad jällegi mõttetult kõrgeks selle pärast. Ja kõik need andmed, mis meil tekivad, need on väga lihtsasti siis eksporditavad. Need on näha, need on selged, need on otse samast mudelist. Ja kui meil on see tehtud, me saame saata koordineerimisele Navisworksi, sest alati toimuvad ka mingid muud tegevused. Olemasoleval majal, ma arvan, kui ventilatsiooni teha, esimene teema, et kui see on näiteks kivimaja, et kuhu need augud saab puurida, igasse seina ei saa ja need suurused võivad ka olla sellised, et teemant puurimine maksab rohkem kui brigadiiri auto. Kust on võib-olla natukene soodsam ringi minna, et siis seda saab sealt Navisworksist simulatsiooni abil siis ka teha. Ja edasi, kui kõik asjad klapivad, tõenäoliselt kohe muidugi klapi, need saadetakse tagasi veel Revitisse ja seal, kui on näiteks teistel osapooltel ka Revit ja on olemas platvorm, kus kaudu suheldakse, et siis see töö käib kiiresti, kui ei ole,
noh, siis käib natuke vanamoodi, aga ikka saame hakkama. No igatahes AEC Collectionis käiks see kiiresti, sest et noh, et tõenäoliselt oleks kõik need failid juba ikkagi seal Docsis ja tõenäoliselt on ka nagu lisamoodul näiteks sellesama BIM Collaborate'i näol olemas, mis annab võimaluse kiiresti suhelda, kiiresti kokku leppida asju, kiiresti leida vigu, leida süüdlasi, see on meil ka ju moes. Noh, keegi peab ikkagi ära tegema, kui midagi läheb ussi. Ja kui see on kõik ühel pool, siis sisuliselt me võiks ju eeldada, et meil on olemas töötav projekt ja meil on olemas rahulolev tellija. Et tööjoonised, õhuvooled tabelid, mahutabelid materjalidele, kõikide ventilatsiooniseadmete spetsifikatsioonid, kõik on olemas ja automaatselt uuesti väljastatav, kui näiteks on mingid muutused vaja läbi viia, eks ole, et see on see mudeli ja siis selles loomise üks võludest, nagu alguses mainisin. Ja sellega ma siis tänase webinarile tõmban ka joone alla. Kuna siin midagi täpsemalt rääkides me jõuaks juba täiesti võib-olla uude spetsiifilisse teemasse, millest tulevikus miks mitte rääkida. Meil on olemas väga hea ja tuntud spetsialisti koolitaja konsultant Alar, kellega me oleme juba järgmistel potentsiaalsetel teemadel rääkinud. Nii et tõenäoliselt siin suvekuudel natukene puhkame, kogume mõtteid, aga juba augustis või septembris tuleme kindlasti millegi siis uue ja põneva ja vajalikuga uuesti teie ette. Kui teil on küsimusi või tekib veel küsimusi peale seda, kindlasti kirjutage või helistage meile. Meie kontaktid on alati veebis üleval. Oleme endiselt edaspidi olemas kõikide Autodeski küsimustele vastamiseks ja ka koolitamiseks tarkvara jaoks. Ootame väga pikki silmi ja meelega kõiki neid vestlusi meie praeguste ja tulevaste klientidega. Et omalt poolt ma soovin teile ilusat suve, küll ta tuleb ja tehke tööd ja vahepeal ikka puhake ka. Nägemist!